sest Tartu Tammeka otsustas jätkata esiliigas ja Tallinna Ararat Melise pealt maha ka keerata, hetkel mitte. Rasmussen tõste kasti taha, oi kui ilusti mängib nüüd Sauli silmitsi Eismanniga, aga Eismann teeb väga hea tõrje ja pall veel lahti läheb värava poole, aga ikkagi mööda. Hansar lõikab nüüd Jürna söödu keskväljakul vahelt ja kas nüüd pääseb Saulus väravaiga silmitsi, Saulus läheb, lõikab veel keskele, lükkab, aga Jürna teeb väga hea tõrje ja ei saa. Põlluvee pall värava ette, seal kukutakse, Kimsen kukkus ja Taut lööb eemalt ja Grete Taut 38. minutil 1-0 Saku Sportingi juhtima. Meistriliiga hooaja esimene värav. Ja vaatame, tegelikult korralik maadlus oli, Kimsen kukkus seal võitluses Rasmusseniga ja siis Taut eemalt ja pall väravas. Fjodorova nüüd Saku teeb kõrget pressi ja paneb Harju ebamugavalt surve alla. Treiberg veel eemalt, aga küljevõrku. Ränk pikendab ja Treiberg saabki palli kontrolli alla. Nüüd 2-2 vastu olukord Sakul tekkimas. Saulus vasakul, Sauluselt eemalt löök posti ja ei tule siit Sakule teist väravat. Treiberg uuesti Taut. Taut proovib nüüd Kimsenit leida, Link võtab särgist kinni ja on Kimsen veel karistusalas ja kas tuleb siit teine värav, tuleb löök ja pall värava ette lahtiseks ja Saulus lööb ära 2-0 ja Saku Sporting 60. minutil saab kätte teise värava ja Kimsen võitles selle olukorra lõpuni. Et Link võttis särgist kinni, sest et no lihtsalt jalgades enam jaksu polnud, aga jah, praegu kas tõesti pääseb midagi kätte saada, mida varem see tuleks, seda parem. Saul saab liikuda ja otsib eestpoolt sööduga ka omasid ja kas nüüd pääseb Orav silmitsi, Orav lükkab postipõrkest ja lükkab ära 1-2 ja meil on veel mängu ja täpselt nagu küsimise peale 70. minutil Maria Orav. Aga see on väga vajalik värav, sest et see tähendab, et on võimalik siit veel kindlasti midagi päästa. Smirnovalt muidugi suurepärane pass ka veel edasi. Ei hakanud seal palli peatama. Fjodorova ja õnnestub Harjul kastist välja pääseda. Rasmussen saab mööda paremat äärt kõrgemale liikuda. Orav pakub keskelt võimalust. Orav saab palli alla ja läheb ja keerab ennast maha Hansari pealt ja Pööra pääseb nüüd silmitsi Eismanniga. Kas lööb ära? Eismann teeb super tõrje. Vilistab peakohtunik Eke Kivistik selle mängu lõppenuks. Harju JK Laagri 1, Saku Sporting 2 ja Saku pidas need viimased minutid ikkagi. Tuli see raskemalt, kui te ootasite? Me tegelikult teadsime, et on raske mäng. 2 mängu on selja taga, et see oli 3. mäng nädala jooksul, et me teadsime, et tuleb väga-väga raske mäng ja et nad tulevad suure energiaga, neil on väga lahe publik, mis annab kindlasti ka neile energiat juurde, et ma tegelikult teadsin, me kõik teadsime, et see tuleb nagu raske mäng ikkagi ja tuli tahtejõu pealt see 3 punkti praegu ära. Tõid välja selle tiheda graafiku, aga ka ilmaolud on ebaeestilikult soojad, et kui palju see mõjutas? Ma ei tea, mulle just meeldib, kui päike väljas ja on soe, et no kindlasti on raske mängida, aga noh, ma ei tea, mulle näiteks ei meeldi 5 kraadi ja pilved ja vihm ja et mulle pigem sobib selline ilm, nagu täna on. Päris palju oli sellist võitluslikkust, võimalusi nii palju ei olnud, aga just sellist sikutamist, jalgade kokku käimist, kui keeruline see oli? No lasti natukene tuliseks see mäng tõepoolest, et ma ütleks, et okei vile oli, et ta ei lasknud nagu väga käest ära seda, aga kuna mõlemalt poolt tuli sellist sikutamist ja jalgadesse ja hästi-hästi palju vigu, siis see mängu iseloom oligi selline lihtsalt, et me ei oska nagu öelda, mille pärast see selline on. Võib-olla me mõlemad lihtsalt tahtsime seda 3 punkti saada, et jah, lihtsalt tuline mäng oli ja sellise iseloomuga mäng oli. No see teise värava olukord oli ka selline, et tundus juba, et sul tõmmatakse särk ribadeks, aga ikkagi püsisid jalgel, läksid lõpuni
lõpuni. Kas see oli nii-öelda puhtalt selline töövõidu pealt tulnud värav või oli sul endal juba vahepeal selline nagu frustratsioon sellel ajal peas ka, et võib-olla peaks lihtsalt pikali viskama ja võtma nii-öelda vea välja? No ma jõudsin 3 korda umbes mõelda, et kas ma nüüd kukun, aga kuna ma sain nagu ta käest lahti, siis ma mängisin ikkagi selle olukorra lõpuni, sest ma olin juba nii lähedal väravale, et ja väga hea lahendus tuli lõpuks, nii et. Olgu, aitäh sulle, soovin jõuda. Ja Maria Orav Harju poole pealt ka, no 1-2 kaotus, aga võimalusi oli eriti just lõpus, arvestades, et mäng ei olnud tegelikult väga võimaluste rohke algusest peale just. Mis tunded sinu jaoks praegu domineerima jäävad siit? Kokkuvõttes kindlasti pettumus, et esimene poolek ma arvan, me olime päris kehvad ja unised, aga teine poolek tõesti, ma arvan, me suutsime nagu rohkem ära kasutada seda, et neil ilmselgelt oli see teisipäevane karikamäng jalgades, aga kindlasti kahju, et see I peale täppi panemata, et oleks tahtnud siin kindlasti nagu ka toetajatele natuke rohkem pakkuda. Mille taha see jäi, et esimesel poolel üldse võimalusi oli väga-väga vähe mõlemal võistkonnal? Ma ütlen võib-olla 2 asja tooks välja, et üks asi on kindlasti üleüldine häälestõus, et tundub, et me olimegi kuidagi väga letargilised ja teine asi on mõnevõrra ka meie uue peatreeneri käe all see teatud hambumisvalu lihtsalt veel, et me ei tunne nii kiiresti mingeid momente ära, et mis ruume ja tsoone meile jäetakse ja siis, et lihtsalt ei suuda olla piisavalt nahaalsed, et nagu ise need kohe ära tabada, et poole ajal me rääkisime, siis kohe nagu tuleb see reaktsioon, aga sükest nagu ise sükest awarenessi kohe nagu alati ei hammusta läbi. No lõpus oli päris palju selliseid võimalusi, kas siis poolvõimalusi või ka väga häid võimalusi, kui palju need kripeldama jäävad tagantjärele, just arvestades ka seda, et tegelikult kui võtta näiteks Keidi Pööra olukord, siis seal ju ei olnud nii-öelda löögist, ei jäänud niivõrd vajaka, kuivõrd väravaht tegi lihtsalt väga-väga hea tõrje. Ei, absoluutselt. Eesmäen on nagu 1-1 olukordades nagu väga hea selline vastutulija, et eks ta pani ka, nagu tegi selle olukorra võimalikult raskeks, et kas need mingi üksikud olukorrad niimoodi praegu peas vasardavad nagu ei, aga lihtsalt siuke üleüldine nagu see pettumusfoon on nagu lihtsalt selle kokkuvõtlikult mängu osas, et seal on neid momente siin platsi igas otsas, et mida pärast saab nagu tagantjärele mõelda, et oleks võinud paremini teha, aga jah. No võiduarvete veel avanud ei ole, aga keerulised vastased on ka olnud. Kui õiges suunas sinu hinnangul te praegu liigute? Kas kõik liigub nii-öelda plaanipäraselt või on mingeid selliseid nii-öelda keerulisemaid mõtteid ka? Ei, selles mõttes ma arvan, meeleolu meil on suht hea, et protsess käib ja see progress on ka tegelikult, ma arvan, nähtav, et me oleme kindlasti läinud mänguliselt paremaks, aga pigem võib-olla see murekoht ongi võib-olla just see, et mis see nagu see häälestatus ja mindset on enne mäng, et see ükest nagu Siukse raputuse me saime Paide vastu ja siis see Viimsi vastu nagu oli taaskord nagu hea mäng, aga täna me tulime jälle siuke natukene nagu, et tahaks siukest nagu natuke siukest sportlikku viha rohkem. Olgu, aitäh Maria, soovin edu! Aitäh!